Tšau, parvikassad! Selle Black Friday'ga sain ikka kõvasti pihta. Kui ütlen pihta, siis ma mõtlen seda, et te tellisite lihtsalt nii palju, et mul oli oi, kui palju sadu tellimusi, õigupoolest üle 500. Ja aitäh teile selle eest, et te selles kaasa lõite. Sel hetkel, kui ma seda videot filmin, on neljapäev ja ma endiselt maadlen veel nende tellimustega, veel on saba taga. Aga loodetavasti päris nädala lõpuks saab enam-vähem kõik asjad korda. Puud on veel. Ma tean, osad teist kindlasti küsivad sel hetkel, kui sa esmaspäeval seda videot vaatad, et kuule, mida sa räägid, kuid et ei ole siin midagi korras, et mul ei ole särkigi tulnud. Siis jah, on spetsiifilised särgid, mille mõõdud olid puudu. Ma ei tea, miks. Et ma sisestasin lao õigesti, ma ei tea miks. Sel hetkel, kui seda videot vaatad, on esmaspäev, siis tõenäoliselt täna tuleb siis tohutu kogus särke juurde. Et mitte natuke, vaid ikka väga palju särke tuleb juurde. Mis ülejäänud kaupa puutub, siis on juurde tulemas terve aluvus nüüd järgmine nädal ja nüüd peaks olema ka täisvalik uuesti Barbecoa tooteid, nende kaste tuleb tagasi, kuid mitte ainult. Nimelt, Barbecoal on veel kastmeid ja ma maitsesin neid ja kui te mäletate, siis seda Turnbike'i Jaapani ja ka Korea kasted ma lükkasin kõrvale, müüsin teile hästi odavalt maha selle, siis seda ma kõrvale ei lükka, sellepärast et Sweet Asian barbecue sauce, Barbecoa oma, väga maitsev, magus ja tõepoolest aasiapärane kraam. Ja see tuleb nüüd lattu. Siis, selle suhtes olin ma eriti skeptiline, et olles maitsunud nüüd igasuguseid burgerikastmeid, mis meil poes müüakse, siis üks pettumus ajab teist taga, üks on rohkem plastmassi maitsega kui teine. Siis see konkreetselt sai kinnituse Eesti ühelt kõvemalt ühelt kõvemalt burgerimeistrilt, kui ta seda proovis, ütles, et wow, see on päris lähedane sellele, mida ma teen. Ja ehk siis Barbecoa burgerikaste. Mis nüüd veel tuleb, mida ma näidata ei saa, on Smoky Beef Sauce, selle sama venna poolt. Ja see on asi, mida ma olen otsinud, et mis sobiks jube hästi veisega. Jaa, Blue Soogis Smoky Mountain on ka midagi sükest, mis sobib veisega. Jään huviga ootama, mida see Tom seal välja mõtles, sellepärast, et teada on, tegu on Euroopa ühe parima brisketi mehega, et mis tema köögis siis tuleb, saab huvitav olema. Blue Soogist rääkides, siis nüüd panen müüki ka tema original dry rubi uuesti suurtes purkides. Et see niisama on üliklassikaline barbecue maitseaine, üliklassikalise barbecue maitsega. Minu arust selle asja teeb jube heaks see, kui sa võtad hunniku pruuni suhkrut, viskad siia sisse ja see on väga hea barbecue maitseaine seal liha peal. Kuid Blue Soogist, et selline lugu, honey mustard, paljud teist teavad, mis see on ja mina olen vist viimane Euroopas, kellel seda üldse on. Et seda rohkem ei tule, sellepärast, et siia on kirjutatud honey. Ehk siis meie sisaldus tõmbab maha selle ka meie valikust. Igal aastal oleme teinud ka mingisugused jõulupakid ja
ja jõulupakkidest me sel aastal ka vist ei hoia eemale, et ma vaatan järgi, mis olid sellised populaarsemad eelmisel aastal. Ma sain aru, et see SPG plus Tennessee Red oli tõsine hitt nii-öelda steigi või veise maitsena, kuid seekord saab äkki selle Garlic and Herbiga veel midagi teha ja siis sea ja kana kombo ka, et need on ka tegelikult väga hästi olemas. Et proovin teha, pakime ära, näeb välja nagu jõulukink ja noh, ongi jõulukink siis kellelegi. Ärge unustage särke, sest et see mäng endiselt käib ja käib kuni 18. detsembri õhtuni. Kui siis 19. loosime välja ja toome kohe kuju ära. Vot nii, kui sul on ettepanekuid, et mis kombo või midagi võiks olla jõulukink, siis kirjuta siia alla. Teine asi on see, et üks asi on see, et ma võin kombo teha, ma võin sihukese kombo teha, mis on otsast lõpuni, ma ei tea, kui suur ja perekas kast, aga kirjuta, et mis hinnaklassist tegelikult võiks ka jõulukingid olla või jõulupakid siis, et sealt saab edasi minna. Teine asi, kui keegi otsib jõulukingitust, siis need buumid on väga ägedad asjad selle jaoks. Tule neljapäeval tagasi, vaatad retsepti siis ja subscribe'i kanalile. Järgmine nädal tuleb juba jõuluprae retsept. Unustasin liha tellida. Ma lähen nüüd liha tellima. Sina kirjuta siia alla, millist jõulupakki peaks tegema. Tšau!